ma ei saanud eile öösel nagu absoluutselt magada, sest ma mõtlesin väga pikalt Eesti YouTube'i peale ja põhiliselt selle küsimuse peale, et mis juhtus? Nagu, miks kõik nagu äkitselt surma sai või nagu kuhu kõik kadusid? Aga nagu selle asemel, et rääkida mingi 100. korda sellest, kui putsis on Eesti YouTube, ma mõtlesin, räägime pigem millestki positiivsest. Või no, niivõrd kuivõrd positiivsest. Ma tahaks mälestada kõiki neid silmajäävaid YouTubereid ja ma paneks nad ritta, nagu pingeritta. Kõige paremast, kõige mitte nii parem, kõige paremast kõige halvemaks. Skaalal Android kuni iPhone. Kui väike on sinu nuku? Alustame pauguga. Fucking Terminates. Ma ei tea absoluutselt, mida Terminates enam teeb, aga ma tean seda, et tema on see esimene inimene, kes alustas Eesti YouTube'is draamat. Tema oli see ürgisa, kes oli esimene julge, kes julges oma arvamust avaldada. Ja nagu ma selle eest annaksin talle päris hea koha, aga lihtsalt nagu probleem on selles, et kõik see jutt, mida ta seal rääkis, oli nagu kõik suht mingi pullipask. Tal on 1500 subscriberit rohkem kui minul. Miks mina ei või YouTube'i tähtal? Miks te minust ei räägi? Ma selle eest pärast alati eesse. Geert Rapp. Ma ei ole kindel, kas ma olen ühtegi nende videot otsast lõpuni näinud. Aga ma mäletan üht korda, kui ma Spot of Tallinnas, ma üritasin mingi geineri jaoks hoogu võtta ja siis nad jäid oma kaameraga mulle ette, mis oli päris muinlüke või nii. Nii et selle eest ma pean ka kahjuks nad teesse panema. Mängunurk on minu lemmik YouTube'i kanal. Need tüübid, nad on nii naljakad ja lahedad. See on nagu näiteks mingi Oliver ja Siim ja Kaur. Selle eest ma annan neile B nagu GTA 5. Jou tüübi! Ma tegin kunagi ühe... ma tegin kunagi ühe TikToki, mis kirjeldab päris hästi, mida ma neist arvan. Ma arvan, et mul midagi rohkemat polegi vaja öelda. Selle eest nad kõrgemal kui F kindlasti ei saa. Aga vod Yo-Chickid, nad on hoopis nagu teine teema. Nad on nagu Yo-tüübid, aga neil on dissid. Ja kui me midagi selle maailma kohta teame, siis on see, et kõik teeb paremaks, kui neil on dissid. Sest fucking kõik armastavad disse. Puhtalt disside jõul ma panen nad koht kõrgemale. Legendid räägivad, et iga 100 aasta tagant tuleb Evert Poom kapist välja ja teeb 3 head videot, et siis naaseda sinna veel 100 pikaks pimedaks aastaks. Ei nagu täiesti ilma naljata, minu arust Evert Poomil on sitaks head videod. Lihtsalt neid on nagu mingi 5 tükki. Sina saad meilt... Ei no te teate küll, mida ma Kanada muhedest arvan, nii et nagu ma lihtsalt panen ta siia, las ta olla siia. Puhata ja mängida. Ma olen ka varem rääkinud, et minu arust nad on üks kõige kvaliteetsemaid Eesti YouTube'i kanaleid. Nende probleem seisneb puhtalt selles, et nad on nii kuradi igavad. Nii et nagu väike soovitus, tehke mingi, ma ei tea, aineid natuke ja siis filmige ja vaatame, kuidas see välja tuleks. Hetkel te väärite C. Destiny, ehk siis teise sõnaga parim Eesti YouTuber eales, automaatne S, lihtsalt ei mingit vaidlust isegi. Ma hea meelega tahaks näidata mõnda videot tal, et nagu tõestada, et ta on päriselt hea YouTuber, aga see lolluud võttis nad kõik maha, nii et ma ei teagi nüüd. Vaata, Sniffiga on selline lugu, et praeguses metast on selline suht low tier, aga ma pakun, kui inimesed õpiksid tema down specialit kasutama koos tema teiste kombodega, siis seasoni lõpuks ta isegi kerkiks kuhugi kõrgemale, aga hetkel ma jätaks ta teesse. Johannes Lilover, ta on täitsa okei YouTuber minu arust. Lihtsalt ta nagu kasutab minu nägu ja nime oma videotes kuidagi palju. Nii et ma ei tea, see nagu veits häirib. Nii et ma kardan selle faktori pärast, ta langeb nagu rängi võrra allapoole. No okei, nüüd võtame selle mahlase tüki ette. Fucking Sario TV. Kuigi ma tean, et ma ei meeldi talle. Kuidas te Toomsikesse suhtud? Mulle ta ei istu. Aga nagu vaatamata sellest, mulle väga meeldivad videod. Ta on alati jätnud mulje, nagu ta teaks, mis ta teeb. Ja see, kes iganes tal neid videoid monteerib, teeb ka seda väga hästi. Nii et kui mingid personaalsed vimma arvesta võttes või mingit isiklikku arvamust arvestades, siis ma paneksin ta F-tieri. Andrei Zavakin ehk siis Eesti suurim YouTuber. Mul pole Zavakini vastu isiklikult mitte midagi. Ma tahaks väga teada, kus need subscriberid tulid. 120 000 suubi. Nagu, come on. Nagu Eestis pole isegi nii palju inimesi. Äkki on süüdlaseks see igivana lüürika video, millel on üle 100 miljoni vaatamise. See ei ole asi, mida mina paneks samasse pange teiste Eesti YouTuberitega. Nii et Andrei kahjuks sa saad disklahvi.
meie YouTube'i isiklik printsess Maria fucking Rannaväli. No kui nüüd täiesti ausalt mõelda, siis ta on ilmselt kõige edukam YouTuber, kes meil on. Kellegi teise elu ei ole tänu YouTube'ile nii palju muutunud kui tema oma. Nii et nagu, ma ei tea, 5+. The man, the myth, the legend. Edi! Vot see tüüp teab, kuidas teha diss-track'e. Vot ta teab, kuidas röstida teisi. What the fuck, dinosaurusedel elavad, ilma ennustavad, Pokemoni pelavad. Ma kunagi nii lootsin, et nagu, tegelikult ma isegi ei lootnud. Ma unistasin sellest, et Edi minust diss-track'i teeks kunagi. Kallis Edi, kus iganes sa oled või mis iganes sa teed, kui sa seda videot näed, siis tea, et lihtsalt hoia kõva. Fucking ma armastan sind mees. Aga nagu no homo though. Aga samas nagu natuke yes homo, nii et nagu you know what I mean. 100%! Mäletad, et ma enne rääkisin sellest, kui nagu miks Eesti YouTube surma üldse sai. Ja ma arvan, et süüdi on see mees. Ma saan aru, Chris, et sa tahtsid vähendada seda paska contenti, mis siin platvormil on. Ja ka selle asemel sa hirmutasid ära kõik tegemas seda, mida nad armastavad. Nii et fuck you. Kõik, kes videoid teha tahavad, lihtsalt tehke videoid, ärge kartke tema suguseid kiusupunne. Plus, nagu, sa ei ole isegi YouTuber, sa oled fucking streamer. Ma ei tea isegi, miks ma sind siia panin. Nii et nagu sellepärast, ma panen su pulli kakasse. Sest Isto, sa oled suur kakajunn. Vot, säh sulle. Tere, ma olen Janar, mul on lasteaia huumor ja mul on olnud viimased 5 aastat kriitiline depressioon ning ma ei tea, kas ma elan seda suve üle ilma enesetapu sooritab. Ja loomulikult nagu mul kombeks ma jätsin kõige parema, kõige viimaseks. Meie rüütel valgel hobusel. Meie üks ja meie ainus HD fucking Tanel. What? 1080 Ti! Yeah! 1080 Ti! What are we waiting for? Seda legendi me peame mälestama kuni aegade lõpuni ja ta väärib puhtalt kõige paremat ränki, mis meil anda on. Okei, üks aga on ka. Üks imetilluke aga on ka. No nimelt ta võib olla pedofiil, mis ei ole üldse lahe. Ma ei tea väga palju selle skandaali kohta, aga ma imestan, et see tüüp vangis ei ole. Ja kuigi sa vangi ei läinud, siis minu listis sa langed küll põhimõtteliselt põrgusse. Ja no, vot see ongi kõik. Ma loodan, et ma kedagi ära ei unustanud ja et kõik teie lemmikud said esindatud. Oota, ühe unustin. Fucking The Tomsikene. Ma ei saa kahjuks teda siia listi panna, sest ta ei ole lihtsalt YouTuber. Ta on fucking jumal.